kord elas ühes suures linnas vaene näljane vanemateta poiss nimega Aladin. Tal polnud kodu ja ta pidi elama tänaval ning varastama toitu, et ellu jääda. Ühel päeval viipas keegi rikas mees turuplatsil Aladini enda juurde. Aladin mõtles, et mees kavatseb teda varastamise eest karistada ja üritas peitu pugeda. Ära karda, ütles mees talle. Ma olen tegelikult sinu onu, Abenaaser. Kui sa mind aitad, võime me üheskoos veel väga rikkaks saada. Aladin ei teadnud, et Abenaaser polnud tema onu, vaid kuri võlur. Abenaaser tahtis saada endale võlulampi, mis oli peidetud võlukoopasse. Ta ise oli sinna minekuks liiga arg ning lootis, et Aladin toob lambi talle kätte. Abenaaser viis Aladini koopasuu juurde. See oli kõigest tilluka auk, mis viis sügavasse pimedusse. Sa võid võtta endale sealt seest, mida hing ihkab, aga too mulle koopa keskelt vana räpane lamp, ütles Abenaaser poisile. Aladin läkski koopasse. Ta polnud elu sees näinud nii palju varandust kui seal. Kuld vedeles kuhjas maas ja seinad olid kaetud vääriskividega. Aladin toppis oma taskut kalliskive täis. Ta leidis ka kuldsõrmuse ning libistas selle endale sõrme. Aladin leidis koopa keskelt kivi pealt vana ja räpase lambi. Ta haaras selle kätte ning samal hetkel hakkas kogu põrand värisema. Aladin vaatas kähku üles ja nägi, et koopasuu sulgub. Ta ronis kibe kiiresti üles avause juurde. Aita mind välja, onu, hüüdis ta. Anna enne lamp minu kätte, vastas Abenaaser. Ta üritas lambist kinni haarata, aga lükkas kogemata Aladini hoopis sügavale koopasse tagasi. Aladin veeres mööda treppi tagasi koopapõhja ja koopauks vajus täiesti kinni. Aladin istus pimedas ja mõtles, mida nüüd ette võtta. Ta oli koopasse lõksu jäänud. See mees küll minu onu pole, mõtles ta ja hakkas lampi puhtaks pühkima. Saaks siia ometi valgust. Äkitselt lendas lambist välja suur rohelist värvi džinn. Džinn võlus välja veel lampe, kuni koobas lõi helendama. Ma olen selle lambi džinn. Teie soov on mulle seaduseks. Mida te veel soovite, mu isand, küsis džinn. Aladin oli väga üllatunud. Ma tahaks koju minna, vastas ta. Džinn nipsutas sõrmi ning Aladin oligi tagasi turuplatsil, taskut kalliskive täis. Sellest päevast peale ilmus džinn alati kohale, kui Aladin lampi hõõrus. Ta võis täita kõik Aladini soovid. Ma sooviksin endale suurt paleed, hüüdis Aladin. Maapind hakkas värisema ja otse kui maa alt ilmus välja hiigel suur marmorist palee. See oli isegi sultani enda paleest suurem. Peagi sai Aladinist linna rikkaim mees. Ta abiellus sultani tütrega ja nad elasid õnnelikult oma hiigel suures palees. Kuid Abenaaser polnud Aladini unustanud. Ta sai teada, et lamp on Aladini käes ning otsustas selle endale saada. Abenaaser riietas end vaeseks lambamüüjaks ja läks Aladini paleesse. Kaasas kotitäis uusi lampe. Vahetan uue lambi vana vastu, hüüdis ta. Aladini naine ei teadnud, et neil on võlulamp ja vahetas selle uue läikiva lambi vastu. Niipea, kui Abenaaser oli lambi enda kätte saanud, käskis ta džinnil Aladinilt kogu varanduse ja palee ära võtta. Ta muutis end sultaniks ja pani Aladini naise vangikongi luku taha. Aladinist sai aga taas vaene mees. Aladinile
jäi alles vaid koopast leitud kuldsõrmus. Müün selle maha ja ostan süüa, mõtles Aladin endamisi. Kuid ma ei tea, kuidas ma oma naise ja palee tagasi saan. Aladin hõõrus sõrmust vana lapiga läikima, kui äkitselt vuhises sealt välja sinist värvi džinn. Ma olen selle sõrmuse džinn. Mis on teie soov? Küsis džinn. Aladin palus džinnil oma eelmist elu tagasi, kuid see polnud võimalik. Lambi džinn on minust võimsam. Ma ei saa tema võlujõu vastu, ütles džinn. Aladin palus siis enda Abenazeri juurde viia ja seisiski silmapilk hiljem sultani palee ees. Aladin nägi, et Abenazerist oli saanud sultan. Ta mõtles välja nutika plaani, kuidas oma lampi tagasi saada. Sõrmuse džinn, too mulle võlujook, mis uinutab jooja otsekohe magama, palus Aladin. Teie soov on mulle seaduseks, isand, vastas džinn ja ulatas Aladinile pudeli võlujoogiga. Aladin hiilis valvuritest mööda paleesse ning leidis peagi oma naise üles. Ta andis pudeli võlujoogiga naisele ja rääkis talle oma plaanist. Aladin peitis end ära ja ta naine kutsus Abenazeri enda juurde. Lase mind vangikongist välja ja ma abiellun sinuga, ütles naine Abenazerile. Abenazer lasigi naise kongist välja ja too pani veidi võlujooki mehe joogi sisse. Abenazer hakkas peagi haigutama ja jäi siis lamp kõvasti peos sügavalt magama. Aladin tuli oma peidukohast välja, haaras lambi Abenazeri käest ning hõõrus seda kähku, enne kui Abenazer jõudis üles ärgata. Too mu palee tagasi ja saada Abenazer siit igaveseks minema, hüüdis Aladin lambi džinnile. Silmapilk hiljem olidki Aladin ja tema naine tagasi oma palees. Džinn saatis Abenazeri kaugele maailma otsa ning Aladin ja tema naine elasid õnnelikult oma elupäevade lõpuni.